et kuidas sul see venelaste ja eestlaste siuke konflikt on tundunud? Kuule, no ma ütlen sulle ausalt, praegu on nii palju parem nagu sellega kui kunagi, et mina mäletan, oli nagu reaalselt oli üks päev, millal raadiotes öeldi, et püsige kodus, et väljas on ohtlik. Et sellega oli nagu päris see oli siis seotud Vene ja Eesti mingi vägivallaga? Ja, just, et need samad tühermad, vaata nagu seal Lasnamäe lõpus, kus me elasime, just seal oli lihtsalt suured kaklused, masskaklused. Ja eestlaste ja venelaste vahel? Ja, just. Ja mäletan, kuidas me tegime, kunagi mingi hetk hakkas Põhjamaade hirm mind tirima välja nagu endaga nagu laividele ja siis ma mäletan, et oli Mustpeade majas oli mis need oli, Stereotunnel, selline räpi peosäri Põhjamaade hirm ja see Karl Gustav Kello, vaata, kes tegi seda külaliste bändi, ta oli kontrabassimängi. Ma ei tea, kas sa mälet, võib-olla see on midagi tuleb ette meie kuulajatele ilmselt see ei ütle mitte midagi, aga hästi toredad poisid omal ajal väga teemas. Ja siis ei olnud nagu seda Facebooki, olid mingid foorumid, vaata, kus vist oli mingi ehh.ee vaata foorum ja siis seda, et reklaamida mingi üritust, siis pandi sinna nagu plakad ja siis ma mäletan nagu esimesed meie laivid, seal oli nii palju nagu halbu sõnu, et mis asja, mis te teete, nad on ju venelased, vaata, ärge kutsuge neid mitte kuhugi, vaata. Ja oli selline asi, praegu nagu ei kujutagi ette ja see ongi, vaata, tegelikult kõik see selle lõimumise tipphetk, või see tulemus on siis, kui me sellest rohkem ei räägi, kui see on täiesti tavaline normaalne asi. See on jah selline veider tunne, et kui võrrelda on ju mingisugust, ma ei tea, USA kultuuri Eestiga, siis Eestis on ka siuke suur vastandus, mida võib isegi rassismiks nimetada, on ju, venelaste vastu ja siiamaani on, kui olukord on, ma ei tea, meie jaoks võib olla täiesti normaalne, eestlased ja venelased on ju, aga siiamaani on väga palju inimesi, kes ongi, nad ei, kas venelased, kes põhimõtte pärast kunagi eesti keelt ära ei õpi, või siis eestlased, kes lihtsalt ei salli venelasi, mingi siuke põhimõtte asi on ju. Aga tegelikult on ju, kõik me siin Eestis elame ja võiks nagu ühte hoida rohkem on ju. Niigi on meid maru vähe siin. Aga mis, ma ei tea, oled sa kuulnud ka mingit sellist vastukaja, et näiteks mingisuguste Eesti popstaaride puhul ma olen kuulnud mingid imelikke jutte, ma täpselt nimesid nimetama, aga et on näiteks vene päritolu inimene, kes on saanud siis kuulsaks eestlaste seas ja siis venelased teda sellepärast ei salli, et ta oleks justkui, ma ei tea, enda kultuuri maha müünud. Seda nagu päris palju küsiti ka ja mina ausalt öeldes ei tea, minu nagu feedides ei ole nagu ühtegi inimest, vaata, kes oleks vastu. Et ma ei tea, võib-olla mul ei opas nagu selle ümbruskonnaga või ma ei kujuta ette. Aga kuskil need inimesed on. Eesti esu.